Just nii, ma tegin iseendale armastusshow. Ma olen olnud nii üksik ja kõik internetis ütlevad, et ma olen gei, nii et ma pidin ennast tõestama. Ma arvan, et ei ole midagi, mida ma enam teha saan, et te mind usuks. Ma olengi gei, oi! Ma kutsusin kokku 6 naist ja endale ka kõrval saatejuhi Gerhardi, kes aitas mul seda kõike läbi viia. Sest ma ei saa olla ise saatejuht ja osaline samal ajal. Ja kui te küsite enda peas praegu, kas ma siis sain naise? No ma ei tea, vaatame siis sellest videost järgi. Ja kui tahate, ma teeksin uue sellise saate näiteks Gerhardile, siis pange siia like ja subscribe. Kui me saame 2000 laiki, ma teeksin 100% uue osa koos Gerhardiga. Armastus või 250 €! Let's go! Ja lisaks, kui sa tahad kogu asja näha täismahus kõiki vastuseid, siis mine võtta lahti mu YouTube'i kanal, otseülekanded ja seal on see live olemas, mis on 3 tundi pikk, seal on kõik. Nii et kui tahad kogu asja näha. Aitäh! Okei! Aitab siin mõlema, let's go! Nii, aitab sellest hype-laulust. See on juba liiga kaua kestnud. Tere tulemast osalejad. Tervist kõigile vaatajatele, tervist osalejatele. Siin me oleme. Ja tervist vaatajad, täna meil on siis meie ajaloo esimene armastus või rahasaade. Loodan, et te olete sama huvitatud, kui mina olen nägema, mis siit saama hakkab. Ma ei kujuta ettegi. Meil on siin väga ägedad 6 osalejat. Meil oli vahepeal rohkem ka, aga võib-olla pinge sõi mõne jalad ära alt ja nad kahjuks ei saanud tulla. Aga me saime siiski 6 ägedat inimest siia, kes siis kas võistlevad armastuse või raha järgi. Aga ma lasen üle võtta saatejuhil, täna on Gerhard, mina olen ju osaleja. Ehk siis Gerhard, räägi meie vaatajatele, mis täna toimuma hakkab? Mis täna toimuma hakkab? Ega me kõik oleme ju siia kogunenud, kõik, issand, palju me vaatame, siin üle 700 vaataja, oleme kogunenud siia täna selleks, et näha, kas meie kõigi lemmik, meie Eesti, võib öelda läbi aegade kõige vahvam poiss, Kris Poiss, leiab lõpuks armastuse või lastakse ta haledalt üle ja võetakse hoopis raha. Et selle jaoks me siin täna oleme, et leida Kris Poisile see üks ja õige. See armastus, mida ta ei ole veel selle eluaja jooksul näinud või kogenud. See on tõsi, guys. Gerhard räägib õiget juttu. Mis meil täna siin üldse saama hakkab? Meil on siin 6 toredat osalist, kes hakkavad erinevates raundides mõõtu võtma, et Krisi südant võita. Mitte siis esimese vooruna, vaid enne kui me esimese vooru juurde lähme, meil tuleb tutvustusring, me saame kõigiga lähemalt tuttavaks, kes nad on, millega nad tegelevad, mis nende nimed on ja juba siis me lähme erinevate raundide juurde. Igas raundis kahjuks peab üks teist lahkuma. Oi. Kõik teised aga lähevad edasi, kuniks siis me jõuame selle üheni välja ja vaatame, mis siis saama hakkab. Aga saame siis meie vallatu poissmehega, saame tuttavaks. Kris, räägi endast natukene. Mis mees sa siis oled? Me teame sind kui striimerit, kui sisuloojat, aga ava natuke rohkem ennast meile. Mina olen siis Kris ja poiss, aga võite öelda mulle Kris või ka Leonhard, kuidas ise soovite. Ja ühesõnaga, millega ma tegelen, ma olen lihtsalt tavaline YouTuber, sisulooja mõtleksin, ma teen palju videoid, ma olen palju igasuguses meedias, nii et pullimees, naljamees ja üksik mees. See on su kogu enesetutvustus hetkel või? Mina tahaks ikka rohkem teada. Ka 24, nimi on Kris, perekonnanimi on Poiss. Räägi endast natuke rohkem, me teame, et sa teed videoid, sa teed striime, mis sul veel hobid on, millega sa tegeled, mis sa teed siis, kui kaamerad ei käi? Kui kaamerad ei käi, siis ma mõtlen, mida ma teen järgmise asjana nagu. Ma olen väga suur tööhull. Aga mulle meeldib ka boksitrenn. Ma oskan kaitsta nii ennast kui ka teid, kui vaja on. Kas midagi peaksid veel neiud sinu kohta teadma? Ma arvan, nad teavad juba või siis õpivad veel tundma, aga võib-olla kuuleks nüüd neiusid. Okei, Kris ei soovi rohkem hetkel rääkida, aga ta peab midagi jätma ka potentsiaalsele date'ile, mis võib siin järgneda, kui meie võitja on valinud armastuse, mitte raha. Aga siis me võimegi ju minna tütarlaste tutvustuste juurde. Jaa, tere! Ma olen Melissa, ma olen 21-aastane, õpin hetkel kõrgkoolis
finantsjuhtimist. Kui ma räägin nagu natukene hobidest, siis ma ütleks, et sihuke peamine hobi on laulmine. Enda iseloomust on üldiselt ülikeeruline rääkida. Aga kui ma mõtlen natuke selle peale, kuidas mind võib-olla teised kirjeldaksid, siis humoorikas, sõbralik, heasüdamlik. Super, kõlab väga Väga hästi. super, väga super. Ütlen kohe sellise asja ka ära, et mina teist rohkem enne seda laivi teadnud kui selle, mis te ise olite enda kohta kirja pannud ja ka Instagrami handle'i sain. Ja kui te annate endale kellelegi kuskil Instagrami, siis selle kaudu on võimalik leida inimeste täisnimed ja selle kaudu guugeldada igasuguseid põnevaid asju välja. Nii et minu käes on piibel. Ma nüüd küsiks natuke juurde, et laulmisega tõesti sa tegeled väga palju. Seda me nägin igalt poolt tuli välja erinevaid isegi videoid, kus sa oled laulnud, aga väga huvitav selline asi oli, et Viljandi laste- ja noorteteatris esietendus 2018. aastal selline tükk nagu Väike merineitsi. Mis sa selle kohta oskad meile rääkida? Hold up! Kus te leidsite selle? Google. Okei. Jaa, Et tegeled ka näitlemisega. enam ei tegele, aga jaa, kunagi, issand, see oli põhikoolis, kas ma olin äkki mingi 7. klassis või? Siis oli küll niimoodi, jah. Mu päris nimi on Johanna, aga ma olen siis ka tuntud kui bingood, Nii, et- millega ma tegelen. Mul on mingi millions hobi. Nagu näha siin taga, mul on klaver, mul on ukulele. Ma mängin mitut instrumenti tegelikult, rohkem kui 2. Näitlemisega, võrreldes Melissaga, ma olen väga vähe tegelenud, aga olen ka sellega tegelenud. Mulle meeldib podcast'e kuulata, mulle meeldib trenni teha ja tegelen siis ka videote tegemisega. Ei, väga tore. Sa ütlesid ka, et mis sa ütlesid, teen trenni. Mis trenni teed? Viimase 2-3 aasta jooksul on peamiselt jõusaal ja jooksmine, aga hetkel ma teen jalutamist ja sügisest hakkan käima kickboksis. Ma proovin uusi asju kogu aeg. Kickboks, nii palju kui mina tean, siis seal ei ole ainult käed, seal on jalad ka, eks ole? Jah, ma No proovin seda enesekaitset veits. See on juba tase kõrgem kui Kris oskab ainult kätega vehkida, oskab ainult boksi. Aga nii palju, kui ma siit viimasest podcastist kuulsin, siis Mihhail lubas sul jalad ka tööle panna. Ma rääkisin Krisi korra. Aga järgmine on siis meil Hanna-Liisa. Tere, olen Hanna-Liisa, olen 20-aastane, töötan kokana. Hobideks on küpsetamine, tegelikult olen õppinud pagariks ja üks mu unistus on avada oma pagariäri kunagi. Nii, ma samal ajal otsisin paberit, aga mul alguses jäi natuke saamata. Pagar, su kõige suurem hobi või kirg on siis ongi küpsetamine, pagariäri. Pagaramine, kuidas ma ütlen, pagariks olemine. Jah, Mis pagaritoode kõige paremini välja tuleb? kaneelirullid. Aga kuidas sa teed kaneelirulli? Kas sa teed niimoodi, et sul on plaadi peal kõik kaneelirullid on eraldi või sa teed nagu ühte vormi niimoodi, et pärast pead lõikama neid välja? Eraldi ikka. Eraldi? Okei. Aga selge, aitäh. Tore oli sinuga tuttavaks saada. Ja lähme edasi järgmise tütarlapse juurde. Tere, Helena. Tere, mina olen Helena, ma olen 26-aastane. Igapäevaselt, peaaegu igapäevaselt siis esmaspäevast reedeni ma töötan. Sügisest lähen ka ülikooli ettevõtlust ja finantsjuhtimist õppima. Varasemalt olen raamatupidamist õppinud, rootsi keelt. Väga super. Käime kiirelt üle selle töökoha nüüd. Sa ütlesid, sa oled õppima ärijuhtimist EBS-is või kuhu? Maaülikool. Maaülikool, selge. Ja raamatupidamist oled teinud tööna või oled õppinud? Olen õppinud, kutsetunnistus on olemas, ma olen ka praktiseerinud. Kuidas maksta vähem käibemaksu? Ma mõtlen välja selle. Mul on raamatupidamise õppimisest veits aega möödas, nii et mu teadmised on juba siuksed suht Meid tasub meelde tuletada, sest ma arvan, et ka Krisil on vaja kindlasti vähem makse maksta. Ja selle jaoks ongi ju selline loominguline ala nagu raamatupidamine. Raamatupidamine on väga loominguline, nii palju kui mina olen sellest aru saanud. Nii, sulle meeldib mööda Eestit sõita. Mis on su Eesti lemmikkoht? Kõik, mis on Jõgevamaal, et see on siuke kodune koht, et... Mis sa arvad Andrei Sevakinist? No, normaalne vend, ütleks. Oma küla poiss või? Sa oled Jõgevalt või oled lihtsalt meeldib Jõgevalt? Nii, ja siis siin on Siret. Mina olen siis Siret Nerit,
olen 21-aastane, saabun kohe oktoobris 22 ja mina vabal ajal tegelen ikkagi loomulikult oma UGC sisu loomisega. Olen sisulooja ja olen ka näitlemisega tegelenud. Olen 2 seriaalis. Millised? Papsid ja Alo. Damn, famous. Kas kui me juhuslikult oleksime koos, kas sa saaksid mind sebida ka sinna saatesse või? Loomulikult. Kris, ma lihtsalt võin öelda, et mõlema sarja produtsendid ja on mul nagu telefonikõne kaugusel. Et ma võin ise ka võtta selle 250 €. Okei, lähme edasi. Igal juhul UGC sisud. Sa tahtsid veel midagi rääkida või ma hakkan küsima? Ei, mu nimi on Janne. Selles suhtes ma arvan, ma olen teistest nagu tagasihoidlikum. Kõigil on juba ülikoolid, kõik värgid, särgid. Aga ma hiljuti just lõpetasin ka keskhariduse. Mul on vähemalt mingi 3 hobi, mida ma nagu tahaksin arendada ennast veel rohkem. Esimene on kitarrimäng, siis on mul langevarjuhüpe. Ma olen seda 1 korra teinud, eelmine aasta tegin ja ma kindlasti tahan seda veel proovida ja veel teha. Ja siis veel on lumelauatamine, mis ma olen ka juba mitmeid kordi teinud talvel ja. Okei, väga põnev. Nii palju, kui sa ise ütlesid ka, et langevarjuhüpped ja lumelauatamine, siis ekstreemsport sulle meeldib, kui sa ütlesid, et sa oled 1 korra langevarjuhüpet teinud. Jah. Kui ma õigesti sind stalkisin, siis ma nägin video pealt, et sa hüppasid selle esimese ja viimase hüppe üksi, mitte tandemina. Jah, üksi hüppasin ja see nagu... Kuidas üldse lubatakse esimest hüpet teha üksi? Ma ei tea, mulle sõbranna kinkis mulle kinkekaardi nagu sünnipäevaks ja siis ma olin nagu, et issa, mis asja, nagu mu unistus läheb lõpuks täide, ma saan proovida seda, ja siis oligi see, et ma ütlesin neile, ma olen esimest korda teen seda ja nad olid nagu, see on suve, et me õpetame siin välja ja sa lähed sinna ja hüppad. Üks selline väike küsimus ka, et sulle meeldib joosta ka, nagu ma aru saan. Väiksena ma jooksin ja 2019 aastal Rapla Selveri suurjooksul 5 kilomeetri arvestuses läbisid selle 34 minuti ja 50 sekundiga ja koht oli 379. Seal oli nii palju inimesi muidugi, aga ma väiksena olin niisugune suur jooksusõber, armastaja. Nii et, aga nüüd hetkel ei ole lihtsalt selle jaoks kahjuks aega ja nii et töö, kool, sõbrannad, kõik tahavad tähelepanu ja ma nagu proovin ilusti anda neile. Mina ka võib-olla. Mina ka võib-olla, ma ei tea, mille peale täpselt seda. Ei, sina muidugi saab tähelepanu. Ja viimane asi, mis ma tahan sinuga ära klaarida, on see, et kas see sinu lemmikmüts, mis oli sinul lausa 5 pildi peal Instagramis peal, lugesin kokku, üks oli Rootsi reisil, üks oli kitarriga ja 3 pilti oli veel. Kas see on sul seal kuskil lähedal ka? Ja on. Nii, palun näita seda. No way, bro! See on reaalselt mul kõige lemmikum, sest ta hoiab nii hästi sooja. Ma ei nagu, jah. Let's go! Nii et aitäh, Janne! Küsin korra, Kris, sinu käest, mis muljed on peale sellist esimest tutvustust? Ma ütlen sulle ausalt, mäng läks praegu väga raskeks, ei ka lahe, bro. Mäng läks praegu väga raskeks. Ma ei oskaks praegu kedagi elimineerida, ütlen seda täiesti ausalt. Õnneks sa praegu ei peagi seda tegema veel. Ei pea, jah. Kuidas see voor meil välja näeb, on see, et meil läheb üleval siin, ongi juba taimer ja 15 minutit on see round pikk ja see on täiesti vaba mikrofon. Kes iganes, mis hetkel rääkida tahab, vahele segada, sõna võtta. Kui keegi ei räägi, siis ma utsitan teid rääkima, aga ma kindlasti soovitan teil ka ise seda teha. Rääkida sellel küsimuse teemal. Nii et vaatame, kuidas see esimene round läheb, ega me keegi ei tea. Ja ma arvan, et alustame. Meie esimese roundi teema on, kes teie arust valis raha, mitte armastuse? Eetrivaikus. Mul on üks pakkumine. Ma ei taha olla hästi mean või midagi sukest, aga see on ikkagi saade, see on mäng. Me võtame kõik seda chillilt. Minu pakkumine on Sandra, sest tal on kutt olemas. Oota, Sandra? Ai, Siiret, vabandust. No nii, mis siit praegu välja tuli? Siiret, kaitse nüüd ennast. Siiret, jah, ma ei tea, kas... Ei ole. Meil lõppes temaga ära, nii et tekkis konflikt lihtsalt, ei. Janne, kus see info pärineb? Ja kus see info pärineb? See on tegelikult... Jutt pärineb meie privaatsest sõnumitest.
Vot sellepärast mina ei leidnud seda üles. Leo, sul on juba privaatsõnumite liikimine või? Oh my god. Mis teised arvavad? nagu selle kohta, kas Siretil on kutt või selle kohta, et kes valis raha. Mõlema. Kõik ei pea nüüd Siretile muidugi kambakat tegema, aga PIN-kood, kui sa juba mikrofoni unmute'i panid, siis kes võiks olla siit valinud armastuse asemel 250 €? Mul millegipärast on mulje, et Siret valetab, aga see on minu arvamus. Teistest ma arvan, et mulle tunduvad Janne ja Melissa sellised, kes valiks armastuse ja Helena ja Hanna võib-olla tunduvad sellised võib-olla veidi, kes valiks raha. Aga see on esmamuljete põhjal, et mina kedagi isiklikult ei tunne. Aga ma ainult esmamuljete põhjal seda saamegi öelda, aga keegi siin väga isiklikuks minna ei saa, välja arvatud, mis siin kohe alguses juhtus, kus mindi kohe väga isiklikuks. Kõik on siin natukene oma arvamust avaldanud ja meil on ilusti veel 9 minutit jäänud. Kui me seda küsimust võtame võib-olla siis natukene teistpidi. Miks sina ise valisid armastuse selle asemel, et saada endale väga lihtsalt 250 €? Esiteks, mul on raha. Ma ei näe väga pointi, miks 250 € eest teha sellist asja. Kui küsida, kui palju peaks olema summa, et see oleks siis worth it, siis mis see summa olema peaks sinu jaoks? Ma ei tea. Ma ei oska niimoodi öelda, vaata armastuse ja raha vahel ei saa nagu, ma ei saa kuidagi seda nagu võrrelda või seda on nagu hästi keeruline seletada, aga jah, selles suhtes, et samamoodi nagu keegi ütles, et raha tuleb, raha läheb. Mõni võiks isegi vaielda, et kui sa valid minu ja sa saad tegelikult rohkem raha. Mõni võiks isegi vaielda, et armastus tuleb, läheb samamoodi. Gerhard, sa pead oma wingman siin saates. Omast kogemusest. Nii, vabandust. Mul läheb ma natukene mõtlen, aga mul on natukene rohkem nüüd varianti, kelle ma valiksin kelle ma valiksin elimineerimisraundis kolme elimineeritava sisse, kuskil sinna kanti. Gerhard, ma kirjutan sulle 3 inimest, keda ma valiksin sinna elimineerimisse. Ja need 3 inimest ma tahan teilt rohkem kinnitust, et te valisite päriselt armastuse. Ma kirjutan sulle 3 inimest, Gerhard. Kirjuta. Keda siis me lähme siit järjest. Melissa, sinu jaoks see mäng esimese vooruga ei lõppe, sina oled edasi teises voorus. PIN-kood. Näpud on ristis ja sellest on kasu. Sa oled teises voorus. Hanna-Liisa. Teine voor on peaaegu käega katsutav, kuid Kris tahab sinu käest veel täpsustusi saada. Sina oled kahjuks väljalangemisohus. Helena. Kahjuks Helena, sa pead ennast veel kord tõestama Krisile. Otse teise vooru sa ei pääse. Meil on jäänud Siret ja Janne. Järgmisse vooru läheb otse edasi Janne. Nii et Siret, soovime sinult veel täpsustavat informatsiooni saada. Jaa, see oli mu valik praegust ja ma tahaksin siis teilt 3 veel kinnitust saada. Mul natukene jäi kahtlane tunne, et kas te päriselt valisite armastuse või mitte. Ja ma tahaksin lihtsalt müüge mulle ära, et ma usuksin teid, et te päriselt võtsite armastuse. Mina võtsin tõesti armastuse, sest armastus on minu jaoks väga oluline ja läheks sinuga edasi ja siis ma saaksin sulle rohkemat rääkida. Ma valisin 100% armastuse, sest et olgem ausad, ilma armastuseta ei ole ju mitte midagi. Mina valisin ka päriselt armastuse, et minu jaoks raha ei korva seda, mis armastus võib sellest tekkida ja mis on need tunded ja et minu jaoks on nagu see kõik olulisem, kui see on nagu raha. Ma arvan, et ma tean, keda ma tahan tagasi mängu. Ma kirjutan sulle Gerhard, keda ma tagasi mängu tahaksin. Tagasi mängu. Enne kui teised veel 2 peavad veel natukene juttu tegema. Pääseb teise vooru, küll väikse kirjaveaga kirjutati mulle, aga ma arvan, ma mõistan, kes see on. Oi. Siret, sa oled teises voorus. Palju õnne. Nii.
viimane Nii. võimalus ja mõtleksin, et Helena, Hanna-Liisa, midagi viimast öelda, mis mu meelt võib-olla muudaks. Mitte keegi ei teeks sulle nii häid kaneelirulle kui mina, nii et jah. Okei, fair. see oli praegu päris hea trump, millega Helena. Helena vastu paneb. no mina võin raamatupidamisega aidata . Damn! ja need on nagu väga võrdsed trummid, ma ütlen ausalt . Need on väga võrdsed trummid, aga ma ütlen selle ausalt. kaneelirull või nagu mitte vangi minemine, vaata , et tegelikult Gerard, ma ütlen selle päris ausalt. Need 2 viimast vastu olid väga head, siis ma sain kindlalt teada nüüd, kumma ma edasi võtan. Ma sain kindlalt teada. siin ei ole isegi küsimus hetkel selles, kas Kris valis, et saatesse jääb Helena või saatesse jääb Hanna-Liisa, vaid ta valis, kas saatesse jääb raamatupidaja või pagar. Ja tänasel päeval, tänases eluetapis läheb talle rohkem korda see, kui ta raamatud on peetud. Helena saab teise vooru. Hanna-Liisa, kahjuks on see saade sinu jaoks lõppenud, aga me väga täname, et sa siin osalesid ja väga suur kiitus ja au, et sa julgesid sellise asja ette võtta. Ja aitäh sulle, Hanna-Liisa. Ma ütlen, miks ma oma valiku tegin. Oli tõesti selle viimase pealt. Üks inimene on mu elus veel, kes ütleb, et ta teeb väga häid kaneelisaiu. Üks inimene on veel. Ja see inimene on mitte keegi muu kui Artjom Savitski, bro. Ta kirjutab mulle mingi 3 korda, et tahab mulle teha mingit, tal on maailma parimad kaneelisaiad. Ma mõtlesin, sa ütled vanaema, tropid mingi vanaema või midagi, siis ma saaks kõik aru, oleks mingi Artjom. Võib-olla siis Hanna-Liisa võid ise öelda mingeid veel viimased muljed ja siis ennast ka promoda. Aitäh selle võimaluse eest. Väga tore kogemus ja ega mul ei olegi midagi ausalt öeldes enam lisada hetkel. Aga viimane küsimus, Gerhard, ka. Issand, muidugi. Viimane küsimus. Väga tähtis küsimus, mul läks juba meelest ära, et nüüd me saame ju teada, mille sa siis päriselt valisid. Kas sa valisid armastuse või sa valisid raha 250 €? Kas sa teed selle nüüd ise teatavaks? Mina tean, sa valetada nüüd ei saa. Mul on siin see õige asi kirjas, mis sa mulle enne saadet ütlesid. Tee see teatavaks. Ma valisin armastuse. Kris, sa oled murdnud südame. Kuidas sa tunned ennast hetkel? Okei, kisub väga põnevaks. Kui sulle video praegust meeldib, ole hea, pane like ja subscribe. See toetab mu kanalit ja aitab videol hästi teha. Ja mis sa arvad? Kommenteeri praegust alla, kelle pool sa oled. Mis sa arvad, kes võidab? Kommenteeri. Meid on alles jäänud 5. Palju õnne kõigile, kes jõudsid teise vooru. Ja ma arvan, et ega me siin ilma pikema jututa liigumegi selle teise vooru poole. 15 minutit läheb käima ja teine voor puudutab väga põnevat teemat. Ja küsimuseks on, kuhu sa viiksid Krisi teidile? Vaba mikrofon jällegi. Ma võin vastata sellele. Mul on jälle, ma räägin, kõik on mul kirja pandud, uuritud asjad. Ma mõtlesin, et võiks midagi muud, näiteks klassik, mingi piknikud, kino või see kõik, see on nii klassi nagu, võiks midagi muud, erilist. Ja ma mõtlesin siin, et äkki mingi escape room'i, sinna põgenemistubasse vaata. Kas juures põgenemistuba on päris hea, sealt nagu ei ole võimalik ära ka põgeneda, vaata. Et sa pead nagu selle aja seal koos veetma. Jah, et nagu... Ei saa minna vetsu ja tegelikult ära lipsata. Ma palun, Kris, pane silmad kinni. Kujutate, teised võivad ka panna silmad kinni, kui te tahate mind ja Krisi kujutada ette teidil, eks ole. Ma panen ka silmad kinni. Okei. Ja pane silmad kinni, kujutate ette. Me lähme just sellisele klassikalisele teidile, me lähme ostame poest mingid pikniku asjad. Ma võtan kaasa mingi lauamängu, me lähme kuhugi ilusasse kohta loodusesse. Sööme endast näkikesi, joome midagi head ja veedame aega üksteise seltsis. Isegi kui sügis on, siis mõtle, sääski ei ole. Meil on üksteise soojus, eks ole, meil ei ole külm ja kõik siuke ideaalne. Sügis on minu lemmik aastaaeg. Ma kuulsin, et sinu oma on ka seega. Ma räägin sügises looduses. Õues on ilusti puudelt langevad lehed, kollased
punased. Punane on armastuse värv, eks ole, kuigi me ei tea, mis värv on armastus. Aga ja selline näeks välja meie date. Sa võid silmad avada nüüd. Või hakkas nii ilus pilt tuli ette, jah? Ma jäin juba sinna, jah. See jääks juba, ma räägin, ütle sügis ja ma olen juba seal. Ma tunnen, et see võiks nagu kahte võiks teha, et see võiks olla nii romantiline kui nagu ekstreemne, aga ma eelistaks seda teist. Et pigem mulle meeldiks siuke mingi power või kick saada sellest, et see oleks nagu päriselt äge ja meeldejääv. Langevarjuhüpe ja piknik samal ajal. No, aga proovime. Mina viiksin Krisi nagu ikkagi tavapärased inimesed lähevad ennem Google piknikule või lähevad restorani ja siis saab niimoodi tuttavaks üksteisega tutvuda ja siis viiksin ta heasse ilusasse Google Soojamaa reisile. Hell jaa, mulle meeldib Soojamaa reis. Oskad avada ka, mis soojad maad on? Plaanis oli minna kas Egiptusesse, Horvaatiasse või heasse Türki. Ma ütlen ausalt, mul on kahest nendega halva kogemused. Türgi ja Egiptusega. Minul on Horvaatiaga väga hea kogemus. Horvaatia on äge. Või siis Egiptusesse. Mind türklane skämmis mind ükskord ja võttis mu TikToki kasutaja ära ja Egiptuses ma jäin nii haigeks, et mul tehti 2 süsti pepusse ja mulle sellest ajast need 2 kohta ei meeldi. Let's go guys, 30 000, spämmake W-chati, W. See, kes räägib, aga noh. Ei, sa võid olla. Minu arust lihtsalt need ekstreemsed nii-öelda ekstreemsed date'id, minu jaoks on oluline, et sa õpiksid date'il inimest tundma ja ma ei tea, kuidas õpiti inimest tundma, kui sa teda langevarju hüpad temaga samal ajal, et noh, mina isiklikult, mulle meeldib esimesel date'il inimesega rääkida, aga te võite avada äkki ennast, need, kes mõtlesid ekstreemsemat date'i veits teha, samamoodi filmi ajal, näiteks filmi ajal on väga raske rääkida võib-olla. Jaa, vaata, sa saad ülejäänud aja kogu aeg selle inimesega rääkida ja suhelda, nii et selles suhtes ma arvan ikkagi, et esimene date peab olema see, mis jääb kuidagi meelde. Sul on tulevikus hea seda meenutada, et ma ei tea, nagu kui ma mõtleks mingi, ma ei tea, basic asja peale, lähed nagu sööma, istud seal, sööd, okei, aga nagu kas see aga ega sa ei lähe sinna sööma, sa lähed sinna inimesega rääkima, ikkagi inimesega koos aega nautima, et see on lihtsalt siuke distraction võib-olla, ma ei tea. Jah, see ilmselt oleneb nagu inimesest ja sellest, mis nagu kellelegi meeldib. Aga ikkagi, no sa ei lähe söögikohta lihtsalt istuma ju. Või nagu... Või no jah, sa tellid süüa, aga vaata, see toit nagu tuleb kaua ja siis mõndades restoranides ongi see vaata, et nad ekstra kaua teevad seda toitu selle jaoks, et sa saaks inimesega rääkida. Ja siis sul tekib see awkward moment, nagu kus sa ei oska aga sul ei teki awkward moment. See oli väga põnev round. Siin juba tekkisid eriarvamused. Kris tänab ja nüüd Kris hakkab langetama väga rasket otsust, kes on need 3, kes peavad veel oma date'iga natuke detailsemaks minema. Ma kirjutan. Või sinna midagi põnevat juurde lisama ja kelle date oli juba piisav, et pääseda 3. raundi. Nii, ma panin. Ma hakkan seekord altpoolt pihta. Helena, sinu date, mille sa siis siin raundi jooksul kirjeldasid. Selle kohta sooviks Kris saada veel natukene lisainformatsiooni. Sina otse hetkel 3. raundi ei pääse. Siret, mis sa arvad? Mis tunne on? Veits närv on sees. Ja see närv on põhjendatud, kahjuks sa pead natukene veel pikemalt rääkima oma deitimisidest. Janne, põgenemistoaga. Krisile põgenemistuba hetkel jättis piisava mulje, et sa pääsed otse edasi 3. vooru. Ja nüüd meie 2 rivaali, kes siin vahepeal täitsa tekkisid eriarvamused. Kumma argumendid jäid peale, kumma argumendid jäid alla. Otse edasi 3. vooru pääseb teist Melissa. Palju õnne. Bingood pead kahjuks natukene veel seda silmad kinni pilti Krisile detailsemaks maalima. Ühesõnaga, miks teate, allpool on see, et ma tahan rohkem teada lihtsalt. Ma tahtsin rohkem teada. Ja näiteks ma toon kiired näited, Siret ütles, et me läheme välismaale reisile, aga milline see reis välja näeb? Mis sa teha tahad, kus me käia võiks, et milline reisija sa oled? No
ennem peab selle sihtkoha leidma, kuhu sihtkohta minna. Mina olen tegelikult väga hea reisija, mulle väga meeldib reisida. Muuseumeid, seal on losse, mida me saame koos vaadata ja seal saab ilusaid pilte teha ja seal kindlasti saab turistibussidega sõita, ilusati kohti vaadata ja ma arvan, et siin saab igati moodi sind üllatada seal reisil. Kommenteerida sul Sireti seda, sorry, see ei ole midagi ründavat, aga ilus pilt on niikuinii, kui Kris on seal peal. Igatahes, minu date siis piknik, no TikTokis trendib see vahepeal, et me saame koos poest snäkke valida, eks ole. Et siis saab läbi ka selle teada, mis kummalegi maitseb ja nii edasi. Ja minu jaoks ongi piknikul see oluline lihtsalt, et üksteise selts ja see rääkimine, üksteise tundma õppimine. Okei, aitäh sulle. Helena, sinu puhul mul läks to be honest meelest ära, mis see date meil oli, ma ise pakkusin just välja selle. Mul läks meelest ära. Et see võiks olla langevarjuhüpe koos piknikuga, et kas siis samal ajal või pärast, et noh, see on juba siuke kokkuleppimise asi on ju. Aga ma arvan, et lisaks ilusale pildile on ka ilus date see, kus oled sina, Kris. Ja ma arvan, et see esimene date on jällegi siuke, et sa pead arvestama ka teise osapoolel sellist arvamust ja see, mis talle meeldib, et sellised üllatused võivad natukene olla ohtlikud, sest sa ei tea veel nii hästi seda inimest ja mis talle nagu meeldib. Pigem ma olen jah, et natuke eeltööd teha, et mis päriselt nagu meeldib ja mis huvi pakub ja siis nagu võiks plaani paika panna, et mis see date võiks olla. Ma arvan, mul on mõtted olemas. Arvad nii? Jaa, ma kirjutaks sulle kohe. Nendest 3, kes pidid ennast siin natuke rohkem tõestama. Nendest tõestas ennast hetkel kõige paremini Bingood. Palju õnne. Me isegi ei kuulnud heli, aga seda oli su liikumisest näha, kuidas sa karjusid. Nii et Helena ja Siret, viimane võimalus enda teidi ideed kaitsta. Müüge mulle, öelge mulle midagi, võite midagi muud ka öelda, müüge, ma ei tea. Te võite uusi ideid pakkuda, pange hullu. Kas keegi teist on ka pagar, juhuslikult? Kaneelisaiad äkki tuleb veel mängu. Pagar ei ole, aga noh, saab kaneelisaida tegemisega hakkama küll, et see nagu ei ole üldse küsimus. Mina õpetaksin sind, mina olen õppinud baarmeniks, ma õpetaksin sind kokteile tegema. Okei, ma arvan, et mul on mõte olemas. Siret või Helena, kumb neist jääb mängu? Kumma tee siin tänases saates lõpeb? Selleks korraks lõpeb kahjuks tütarlapse jaoks nimega Helena. Edasi pääseb Siret. Kahjuks on selline lugu. Aitäh, Helena, et sa meiega osalesid. Aitäh. Meiega olid. Räägi, mis muljed on, mis võid veel Krisile veel nuga südamesse vajutada siin hetkel. Panda teda veel halvemini tundma ennast. Selle noa vajutad sa lõplikult võib-olla ise, kui sa ütled, et mille ma valisin. Selles mõttes siin on väga toredad tüdrukud kõik koos ja jälle kogemuse võrra rikkam, kõik on hästi. Minul on siin küll kirjas, mille sa valisid, aga ma paluks sul selle noatorke siiski ise teha. Enne kui sa seda ütled, siis ma tahaks selgitada, miks ma selle otsuse tegin, on sellepärast lihtsalt, et ma ei suge tunne, et teiste teedid olid rohkem välja mõeldumad ja langevarjuhüppe oli nagu sama, mis juba ütles Melissa, siis ma nagu, et ma selle pea pidin kahjuks otsustama ja siis ma nagu, et I don't know. Võib-olla ma ootsin natuke veel teistsugusemat ideed, aga ja, sama päris oli raske otsus. Aga sa võid öelda, kumma sa valisid. No, mis sa arvad? Ma ei tea, ütle sina mulle. Armastuse. Seda ta tegi. Kinnitan. Ega midagi, lähme 3. vooru juurde, on meil 3, on ju, on küll. Ja
kolmas voor ongi kohe algamas ja kolmanda vooru teemaks või küsimuseks on, kas sul on erilisi oskusi või talente, mis võiks su kaaslasele meeldida? Ühesõnaga, talente mul ei ole kahjuks. Võiks olla, et mängida äkki kitarri sinu seal striimi kõrval, näiteks muusika kõrvale vaata. Miks ka mitte, vaata, on ju. Või näiteks, nagu ma olen aru saan, siis sa talvel oled käinud suusatamas, lumelauatamas, minu arust vist sa ei ole veel. Ma kunagi proovisin, ma ei saanud hakkama. Ma ka niisugune nii ja naa, nii et ma saame koos õppida siis. Kas sul on kitarr olemas ka praegu? Ja mul on lausa 3 tükki neid. Kas sa võid mängida ka? Tead, ma kardan, et mul ei ole kitarr veel hääles ja sellega häälde panemine võtab aega. Okei. Mul on 11 minutit ja 40 sekundit aega. Ma ei ole nii kuri ka nüüd, et teised ei saaks rääkida. Selles mõttes mina võin mängida. Okei. Ma võin serenaadi laulda siin Chrisile. Aga oota, kas see pick-upib seda või? Ei võta, jah. Oota, me teeme korda selle kohe üks hetk. Nii kaua võib keegi teine sõna võtta, kui siin korda tegema. Jaa, ma tegelen ka muusikaga, laulmisega, ehk siis ma arvan, et vaata, ma tean lihtsalt, mis tunne on see, kui sa näiteks sõidad autoga ja su kõrval on inimene, kes ei oska üldse laulda. Kas sa võid korra näidata, kuidas sa laulad mingid paar noodikest? On sul mingit soovilugu? Mida ma tean? Sa võid laulda seda sama, mida sa Eesti otsib superstari eelvoorus laulsid. Kuidas sa seda tead? Ma nägin Elu24 artiklit. Okei. Jah, kõik. Rohkem ma sellest ei räägi, on ju. Ja ta tuli põlema mu jaoks aknas. Täna öösel ära uksi lukusta. Ma ei tea, kas ma suudan serenaadi laulda Chrisile pärast Melissat selles mõttes. See oli väga ilus. Minul tekib kohe küsimus, mis Mihkel Raual oli lihtsalt mingi halb päev või? Oh Chris, sa kindlad siit, mitte mis. Su videod mulle naeratuse tõid, minu südamest valgust ja soojust lõid. Kui meeldima hakkasid, mul tunded läksid segi, oled ainulaadne, sinu moodi pole keegi. Su hääl rahulik kui suve hommik, kus linnud laulavad ja raadios käib lemmik. Su silmad nagu kilud sillerdamas vees, koos meid ootab helge tulevik ees, seega palun vali mind. See oli siuke Jaan Tätteliku sõnumiga lugu. Keegi oli see Käsna-Kalle muusika. No see on tavaline siuke kuule asi, no jah. Ei, mulle kõik meeldis veel arvata, et see kommentaar, ma olen kilu. Ei, see ei olnud kilu, su silmad nagu kilud sillerdamas vees. Nagu läigivad, vaata, nagu ilus. Okei, aga mulle kilud ikka ei meeldi. Jah, põhimõtteliselt läheb niimoodi edasi. Ma ei ole hea laulja, nii et muidu on mul plaanis õppima minna seda. Aitäh sulle, Janne, ja sellega ongi meie kolmas voor lõppenud. Mis järjekorras me lähme siit siis, et kes läheb oma talente veel avama, kes peab veel saltosi viskama hakkama. Esimene, kes peab ennast veel natukene tõestama, on tütarlaps nimega Siret. Teine tütarlaps, kes peab natukene veel pingutama, et jõuda edasi 4. vooru, on tütarlaps nimega Janne. Kuid kes pääseb 4. vooru? Kes väldib seda taashigistamist 4. vooru, pääseb ilma pikema jututa tütarlaps nimega Melissa. Palju õnne! Bingood peab ennast veel natukene tõestama.
Jaa, mu mõtted ühesõnaga olid sellised, et kas teil on mingeid talendikesi oskuseid veel, mida ma ei tea, millest ma saaksin teada? Täiesti huvitas mingeid talente veel. Ma ei tea, nagu ma rääkisin, mul on väga palju hobisid. Ma oskan mängida instrumente, ma oskan luuletamine on üks asi, mida ma pean päriselt talendiks, seda ma ei ole õppinud mitte kuidagi, see on päriselt tulnud. Kõik teised on oskused. Mulle meeldib joonistada, ma nii digitaalselt kui ka päriselt mu kogu kanali, YouTube'i kanali kujundus on mul endal tehtud. Põhimõtteliselt tahaks kindlasti järgmises voorus kindlasti veel rohkem avastada juurde. Ja must on väga palju huumorit, ma oskan nalju teha ja... Tee üks. Oleneb, mis nalja tahad. Kõige naljakamad, et ma naeraks. Nii, seda ma ei ole siiamaani maininud ja ma ei tea, kas Gerhard, oh my god, tal nime on nii raske, Gerhard. No see trollike. Seda vist ei leidnud mu kohta, aga ma olen õppinud ju kokaks veel. Nii et ma olen teenindaja olnud, ma olen kokk, ma olen põhimõtteliselt 2 ühes olnud. Kui sa arvad, et minul ei teadmata see, et sina oled kokk, siis teksid. Vana-Vigala tehnika- ja teeninduskooli haridustöötajad ja õpilased osalesid Erasmus+ õpirändel. Ja 27. mail 2024. aastal on selle kohta täiesti artikkel, kus siis sina, Janne, erialasel praktikal King Janssoni hotellirestoranis töötad. Ja sa oled ühtlasi ka Raplamaa rakendusliku kolledži õpilasesinduse juhatuse liige. Ma arvan, et mul on olema, ma tean, keda ma tahan edasi. Ma tean, keda ma tahan edasi kindlalt. Informatsioon käes. Ja see, kes läheb hetkel edasi, kes ei pea oma case'i siin rohkem kaitsma selleks tütarlapseks, kes siis pääseb edasi, on Bingood, a.k.a. Johanna. Nii et Janne ja Siret, teie saatus on veel lahtine. Okei, te võite... Janne, Siret. Ükskõik mida, et mind veenda, et te peaksite minema edasi veel. Vaikus, täielik vaikus. Mõlemad tahavad välja minna. No nii. Siret, kuna oli su viimane suudlus? Ütle mulle 5 sekundiga. Viimane suudlus? 5 kuud tagasi. Janne käest ei tahagi sellist isiklikku informatsiooni? Ei, see oli vaja Sireti käest. Sellepärast, et ma pidin kontrollima esialgset infot, et tal on poissõber. Ma tahtsin näha kiiresti, ta mulle vastab. Kas 5 kuud kõlab usutavalt? Selles suhtes, et poissõber ja viimane suudlus. Need ei ole võrdusmärgiga. Jaa, see oli 5 kuud. Me ei olnud üldsegi sellel poolel kooski ega midagi. Meil ei olnud mingit teemat ka. Suudelda saab ka neid, kellega sa ei ole. Jaa. Ma lihtsalt panen siia vahele. No ongi, aga see ei olnud mitte midagi. No nii, Kris. Mis su peas toimub? Mõttetöö. Ma ei taha teha viga, Gerhard. Ma loodan ka, et sa ei tee viga. Ma olen ikkagi päeva lõpuks, ma olen sinu poolt. Okay. Et sa teeksid selle õige otsuse. Ma pean tegema selle kahjuks. Gerhard, ma kirjutasin sulle. Ma nägin seda. Ma nägin, et sa kirjutasid mulle. Ja nüüd ma hakkan ise ka tundma seda pinget juba. Et mina pean neid asju välja ütlema. Aga midagi pole teha, selle jaoks mind täna siia kutsutud on, et neid raskeid lauseid mainida ja välja öelda. Esikolmikusse ja ühtlasi 4. vooru pääseb edasi üks nendest 2 tütarlapsest. Üks nendest on Janne, teine Siret. Järgmisesse vooru pääseb Siret. Palju õnne sulle. Kahjuks, Janne, sinu teekond selles saates on jõudnud lõpule. Aga sa olid väga tubli, sa jõudsid väga kaugele.
sinuga oli väga tore siin aega veeta ja räägi nüüd, mis muljed sul on, kuidas sa tunned ennast? ma olen isegi väga õnnelik, et ma nii kaugele suutsin, sest ma ei oleks seda arvanud. Ja muidugi ma soovin kõigile ka paremat, et Kris saaks ikka armastuse, mitte raha. Ise valisin armastuse. Jah. Nii on ka minul siin kirjas. Nii on ka siin minul kirjas. Bro! See ei ole päris! Vanas ei ole actually võimalik! See on 3. armastus, millele sa ei ole tõennud täna. Ei ole päris! Bro, ma arvasin, et kõik tulevad siia ainult raha pärast. Bro, I swear! Top 3 poodium on meil siin täiesti olemas. Mis tunded on kõigil? Energiatel on? Jaksu on? Energiat on. Jaa, mul on nii kahju, et Janne läks välja. Janne tundus nii tore. Ta tundus täiega sõbralik, siuke armas tüdruk. Tehke seda olukorda veel halvemaks. Okei, võtame järgmise vooru. Ta oli tõesti väga tore. Ma ei saa aru, miks ta oli vaja teda üldse välja saada. Gerhard. Ei no selles suhtes, need, kes siia alles on jäänud, neil on nagu vaata veits nagu, hea ka. Muidugi. Ega see on ju lõpuks ikkagi võistlus, kus mängus on kas Kris Poisi süda või 250 €. Ja et me jõuaksime lähemale sellele lõpule siin on meil nüüd 4. voor, kui ma ei eksi. Jaa. 4. voor. Kris Pois tahab teada, kuidas sa suhtud videomängudesse ja sellesse, kui su kaaslane mängiks neid videomänge? Aeg käib. Ma võin kohe alustada. Okei. Tahad rääkida või? Ei taha. Ei taha, okei, ma räägin ise. Üldiselt mul on suhteliselt ükskõik, sellepärast, et kuna ma ise ka õpin tavaliselt õhtuti, siis mul on nagu vaja seda enda vaba aega. Ja kui mu kaaslane teeks sellel ajal midagi muud, siis ma olen rohkem kui õnnelik. No videomängud, kuna ma ise mängin ka, mul ei ole mitte midagi selle vastu, kui keegi teine mängib. Kui mina suudan enda videomängude mängimise aja kõrvalt teha aega enda teiste asjade jaoks, siis ma arvan, et suudab igaüks. Pluss, alati on valik, et saab koos mängida. Ja ma arvan, et iga mees ausalt öeldes vajab nädalas vähemalt korra seda hetke, et oma mingi homidega mingi mängida. Nagu, see on lihtsalt, I get it. No okei, Gerhard deniab siin seda. Aga no, iga mees, kes mängib videomänge, ütleme siis niiviisi. Minul otseselt videode mängude vastu ei ole midagi, kui kaaslane mängib videomänge, siis mina saan ka minna tööle, hommikul lähen tööle, oleneb, mis kellapaiku ma olen. No, kui 8 hommikul lähen tööle, lõpetan mingi 3 ära, et siis võiks koos midagi teha. Okei. Kohe sealt esimesest vastusest mul jäi kõlama üks mõte, et kui see video mängimine on hobi või töö ja selle video mängimine hobina või tööna on kaks hästi erinevat asja. Ma küsiks korral täitsa vahele Kris Poisilt, et kui palju sa neid mänge mängid töö korras, ehk siis sa striimid seda või teed mingit mänguvideot ja kui palju sa mängid täitsa niisama hobina seda? No tavaliselt ma videoid mängin suht palju. Ma mängin neid, no ütleme nii siis, et iga esmaspäev ja reede ma mängin videoid tavaliselt laivis. Video mängin ja... Kris, ava ennast veidi. Mis su lemmikmängud on, mida mängida? Mu lemmikvideo mängin. Okei, Kris vähib praegu. Ma striimin iga esmaspäev ja reede. Ma mängin. Ja... Kas sa mängid videot teisipäeviti ka? Ei, teisipäeviti ma ei mängi. Mina mängin tegelikult vähese küsimus tegelikult selle kohta, et mind huvitab, mis teie mõtted on sellega, et ma ise väga palju enam ei mängi, et ma tõesti mängin ainult kui ma laivi teen, et väljaspool seda ma tegelikult teen tööd, ma ei mängi. Ma viskaks siia uue küsimuse teile, et Viska. Mina video mängin, aga ma mõtlen, et rohkem minu puhul on see, et ma striimin, ma olen hästi vali.
ja ma striimin ja lällan. Kas ei häiri teid, kui ma olen siis nii-öelda iga esmaspäev ja reede kerar, ole vait ja siis ma lällan nii palju lihtsalt, kas ei häiri teid? ma olen harjunud sellega, ma elan enda vennaga hetkel 2, mu vend on teismelise seas, ma kuulen kogu aeg läbi seina seda. Aga mind ei häiri. Ma ütleks, et mind ka see ei häiri, nii et mul on niigi siin lastekisad ka veel, et täitsa harjunud sellega, nii et... Ma mõtle, Siret, teed oma UGC videot ja siis järsku hakkab nagu poole video pealt, kus sa midagi täiega selgitad, hakkab mingi lärm peale, tal mingisugune mängus hakkab mingisugune hull olukord ja sa pead uuesti tegema. Kas see natukenegi ajaks harja punaseks? Ei, seda saab õnneks parandada, et kui ma videosid monteerin, siis seda saab õnneks parandada. Ma jätkuvalt arvan, et mind ei häiriks see, sest ma olen ikkagi üles kasvanud niimoodi, et mul on 3 väikest venda. Ja põhiliselt me olime kõik sellel ajal kodus, kui oli koroona. Ja ütleme nii, et nad käisid siis, tulid uksest sisse, kui nad tahtsid, kisasid siis, kui nad tahtsid. Ja see oligi siis niimoodi, et põhikooli lõpp ja gümnaasiumi algus, et mõlemal ajal ma sain kõik oma asjad õpitud ja ei olnud nagu probleemi, et saab hakkama. Üks asi, mis mul siit välja tuleb, on see, et te võrdlete mind lapsega nendes kontekstides. Aeg on täis, kõik on ära kuulatud. Kuna meid on siis nüüd 3, siis langeb siit välja 1. Võid mulle kirjutada, kes pääseb finaali? Okei. Ja minule on teada esimene finalist. Kas see on Siret? Või see on Melissa? Või see on Bingood? Ma isegi ütleks kohe, kes see finalist on. Ma ütleks, et esimene, kes veel otse finaali ei pääse, on Bingood. Kahjuks sa pead veel natukene pingutama. Aga finaali, see, kes edasi läheb, tal on täna olnud kuidagi hea vedamine, sest ta pole siin higistama pidanudki rohkem ja selleks on Melissa. Ja palju õnne, sa oled esimene finalist meil täna. Ja Siret, kahjuks sina pead veel natukene pingutama ja see natukene pingutus nüüd Bingoodil ja Siretil. Jaa, vaadake mulle silma. Ja öelge mulle selge näoga, et teid ei häiri, kui mingi vend on esmaspäeval 6 tundi teises toas niimoodi. Joo, pange like, guys! Joo, let's go, meil on 3 saabi tulnud praegust, let's go! Ma ütleks, et mind ei häiri see. Ma teeks juba seda samamoodi koos kaasa, nii et... Okei, näita. No nii, rahvas, hakkame laiviga. Me ei lõpeta laivi mitte kunagi, nii et davai, läheb edasi vooluga kaasa. Pange like, täppige. Tonage, ütle tonage. Tonage. See on hea, see mulle meeldib. No päriselt ka tonage. Vaatame, kus töötab. Ei, Kris, mind ei häiri, kui sa oled teises toas 6 tundi, karjud. Pange sellele videole like. Kui te ei ole veel streamil like pannud, siis teid tuleb kell 3 öösel kummitama mingi asi voodi alla. Nii et mõlemad ütlesid, et neid ei häiriks kõrvaltoas selle kisa. Mis on väga suur pluss vaadata Kris Poisi laive, mitte kuulata neid kõrvaltoast, on see, et neid on võimalik kinni panna vahepeal. Aga kui ta oleks sul kõrvaltoas ja niimoodi mitu tundi järjest... Ei no, ma ei saa midagi öelda, sest et mina vaatan Krisi laive. Mind ei ole häirima hakanud, kui mul endal käib arvutisse ja mind ei huvitaks, kui mul käiks kõrvaltoas. Ja Gerhard, kas sind häiriks? Vaata, seda on väga raske hinnata. Niisama küsin vist niisama. Ei, mina 100% ütleks praegu, et mind ei häiriks. Ma pean selle ära katsetama ja kui kõik asjad hästi lähevad, küll me selle isegi ära katsetame. Gerhard valis raha, ma tean. Okei, nüüd läks see väga raskeks. See viimane asi tegi selle nüüd väga raskeks. Kummal te rohkem followere on? Mul ei ole üldse palju followere, ma võin kohe öelda. Mul on TikTokis on mul 5000. Mis on teie kõige viralim video? Cloud Chaser, sa nüüd oled, Kris? Ei, ma lihtsalt testin, kui compatible need on. Mis nende skillset on? YouTube'is on
Growtopia ei ole surnud ja TikTokis on minu teada mingi meemvideo sellest, kuidas talvel inimesed kannavad Air Force'e. Mul on TikTokis ka kõige haigemad videod, mis ma ei ole üldsegi üles pannud. Need on praegu on privaatse peal. Et sul on kõige vairalimad videod, mida sa pole välja pannud veel? Ei ole veel pannud, jah. Ja need on juba kõige vairalimad, aga sa pole neid veel üles laadinud? Ei ole veel, jah. Sa hoiad neid siis mingis hetkes, kui sa tahad neid kuulsamaks saada? Jah. Okei. Gerhard, mis sa teed? Ei, mul mathing. Aga ei, ma olengi... Küsi siis, Gerhard, küsi siis. Mul on praegu raske otsus, ma ei tea. Kuidas saab mitte üles laetud video olla viral? Viral tähendab seda, et ta on üles laetud ja ta on läinud levima. Või sa oled lihtsalt nii enesekindel, et need ongi, need on nagu kindla peale, kui sa vajutad post, siis... Need on kindla peale, need lähevad, kui ma vajutangi selle peale, siis ta läheb ise automaatselt. Automaatselt? Sul kasutad mingit botfarmi siis või? Ei, mul lihtsalt ongi see, kui ma midagi postitan sotsiaalmeediasse. Siis see lihtsalt on viral sinu puhul? Jah, et lähevad mul ise automaatselt, kõik lähevad ise, nii et... Okei. See on väga hea oskus. Gerhard, ole vait juba. Miks? Miks? Ma ei saa otsustada. Kris, sa pead otsuse valgetama. Meil finaal on ainult ühe otsuse kaugusel. Ma mõtlen. Ma pole ammu ja lõbus olnud, mõtlen ost. Ma tean, kelle ma valin. Mul tuli praegu visioon ja ma tean, kelle ma valima pean. Mina tean, mis visioon Kris poisil on. Ma ei tea visiooni, aga ma tean selle visiooni nime. Ja teiseks finalistiks meie esimeses armastus või 250 eurot võistluses on kõikide viral videote ema Siret. Siret, palju õnne, sa oled finaalis. Bingood. Kahjuks sinu võistlus siinkohal lõppes, aga meil oli sinuga väga tore. Sa mängisid väga toredasti meile ukuleelet ja sinuga oli lõbus. Räägi, mis muljed on? Mul oli ka tore ja if it's not meant to be, it's not meant to be. Ja see on okei. Ma ei tulnud siia mõttega niikuinii, et ma võidan. Mitte sellest, et ma ei oleks uskunud endasse, vaid mul oli lõbus ja see on peamine, mis on oluline. Ma tahan selgitada, sest ma näen, et chatis on väga palju segadust. Aga ma tahan selgitada sellepärast, et mul oli raske valida teie kahe vahel. Tõeliselt raske valida. Aga ma just mõtlesin selle peale, et üks inimene mind täna nii palju naerma jäänud, et ma ei saa. Mul on nii naljakas on olnud kuulata ja jutud on nii lõbusad olnud, et see emotsioon lihtsalt oli nii hea. Aga Bingood, a.k.a. Johanna, kas sina tulid siia saatesse armastuse või raha järgi? Ma tulin siia. Ma valisin armastuse. No! Jaa! Ma valisin armastuse. Ai. Ma soovin sulle suurimat edu. Ja ma loodan, et sa saad tõesti kellegi neist kahest neiust viia ilusale kohtingule. Ja ma hoian teile kõigile pöialt. Ja jah. Aitäh sulle, Johanna. Ma ei ole vist kunagi nii palju elle näinud chatis enda elus. See on nagu rekord ellid. Need ellid on kõik sulle, on ju? Need on kõik ellid on mulle. Ma ei ole vist kunagi nii palju elle näinud. Holy moly. Ma võivad cancelled nagu. Ilmselt küll. Ma arvan, et see 30 000 see... Kas te olete valmis võtma töötut meest ka? Nagu on ka, ma võibolla cancelled after this nagu. Aga palju õnne teile, Melissa ja Siret. Lõpetame selle kurva hetk ära. Aplaus, te olete jõudnud finaali. Finaalis me jätkame natukene teistmoodi kui varasemalt. Finaalis on teil nüüd mõlemal võimalus veeta üks-ühele vestlus ei kellegi muuga kui meie poismehega Krisiga. Esimeseks, kes üks-ühele vestlusele läheb,
Krisiga, selleks on Siret. Ja meie Melissaga nii kaua siis oleme vait, teisega vahele. Täielikult on see nüüd see teie hetk. Nii. Tšau! Tšau! Oled nii kaugele jõudnud juba lõpus. Oleme tõesti. Kuidas? Jah. Ma ei tea, miks ma sulle meeldin? Miks sa mulle meeldid? Sest sinus on selline, sa oled sarmakas, sa oled hea huumori inimene ja sa tegeled selle sama valdkonnaga, millega mina tegelen. Nii et kindlasti ühis, millega me saame koos veeta. Nii et kui sina tegeled sisuloomisega ja mina tegelen sisuloomisega, meil on selline klapp olemas. Tõsi. Kas sulle kebaab maitseb? Oi, ma olen väga kebaabi inimene. Mulle väga maitseb kebaab. Kas veise või kanama? See oleneb, et ma ikkagi eelistaksin kanamaga. Okei. Aga ma pean seda küsima, me lihtsalt lausad mulle. Kas sa oled suhtes? Ma ei ole suhtes. Ma võin käe piibli peale ka panna. Aga miks sa arvad, et seda öelda alguses? See Janne. Janne ütles sulle, et sa oled suhtes. Ma ei tea. Miks sa seda ütles? Ma ei ole suhtes. Ma olin suhtes viimati... Ma ei mäletagi, see oli mingi... Kui ma 20 või 19 olin. See oli kaua tagasi? See oli suht kaua tagasi. Meil lihtsalt sai aeg. Okei. Väga huvitav jutuamine oli. Kusjuures sain targemaks. Mulle oli meeldiv. Ega midagi ilma pikema jututa. Meie teine finalist Melissa, sinu hetk. Meie siis Siretiga paneme mikrofonid ja kaamerad kinni, et te saaksite täielikult sellel areenil kahekesi olla. Nii. Tšau! Tšau! Ma ei tea, küsin sinu käes ka huvi pärast, et miks sa siis võib-olla, kaua sa oled single olnud? Mingi siuke aasta peale. Natuke. Ma praegu päris täpselt ei oska sulle öelda. Ma ei hakka arvutama siin. Aga miks ma siin olen? Esiteks see, et sa oled mulle silma jäänud. Ma olen su videoid vaatanud. Peamiselt ma olen vaatanud neid videoid, mis sa oled teinud selle Artjomiga. Kas, kui ma küsin ausalt, vasta kiiresti. Kui saaksid valida, kas mina või Artjom? Sina. Artjom on liiga vana. Okei. Jah. Tahad sa ise mult midagi küsida? Ma korra mõtlen. Mul oli küll tegelikult üks asi, millest millele ma tahtsin nagu täpsustus saada. Et kas sa oled nagu päris elus selline, nagu sa oled videotes? Mis sa arvad? Ma veits arvan, et ei ole. Et ma ei ole, mis osa minust ei ole näiteks, mis sa arvad? Ma nagu arvan, et sa oled võib-olla päris elus rohkem selline nagu rahulikum. Et võib-olla see nii-öelda videotes ja sotsiaalmeedias sa nagu eladki seda nii-öelda teist poolt välja ja siis tegelikult sa oled siuke pigem rahulik inimene. Ma ei tea, kas mul on õigus, aga... Kas see oleks hea või halb? Või sa tahaksid, et ma oleksin kogu aeg samasugune nagu siis nii-öelda meedias või siis... See on hea küsimus selles suhtes, et ma ise olen pigem siuke rahulik inimene. Et mõnikord on nagu tore, kui su kõrval on inimesed, kes on sellised nagu kuidagi hüperaktiivsemad ja siis see nagu tõmbab mind ka kaasa. Sest mina käitun vastavalt sellele, kuidas minu kõrval olevad inimesed käituvad. Aga mõnikord see ei ole ka hea? Jah, mõnikord tahaks nagu pigem siukest rahu. Aga ma arvan, et meil kõigil on neid hetki, kus me pigem olemegi nagu rahulikumad. Järgmine hetk on see, kus me oleme nagu mingi hüperaktiivsed. Jaa, okei. Damn. Okei. Väga huvitav. Ma kirjutan sulle. Kirjuta.
ma kirjutasin. Ma ei ole chati avanud veel. Ma nüüd avan selle. Ja mina nüüd tean. Mina tean, kelle Kris on välja valinud. Ja siinkohal, kui ma seda nüüd... Nii, kui nüüd on see, et raha. Ama püreel, it's cooked. It's cooked, kui nüüd on raha nagu. Me selleni jõuame alles kõige lõpus. Kas on armastusele raha, et me enne ikkagi... Ma tean, aga lihtsalt ma räägin, et kui ma hääletasin välja kõik, kes armastus valisid. Ajaloolise esimese suhtesaate, Krispoisi suhtesaate armastus või 250 eurot sellise formaadi üleüldiselt, mis on Eestisse nüüd toodud. Kris valis võitjaks ei kellegi muu kui Melissa. Palju õnne võitjale, palju õnne. Enne kui me jätkame sinuga, Melissa, ole korra õnnelik, haibi, me jõuame kohe sinuni välja. Enne ütleme Siretile kahjuks. On nii, et jäid teiseks, jõudsid väga kaugele, sa oled väga tubli, sinuga oli väga lõbus, sinuga sai naerda, sinuga sai lõbutseda. Kuidas sinu muljed on? Minu muljed on suht normaalselt ja hästi, et saavutasin teise koha ja võtan selle vastu kui heana südamena. Siret, ma tahan ausalt öelda, sa ajasid ma täna nii naermud mulle nagu ausalt. Aitäh, et sa tulid nagu, see oli väga suur osa sellest saatest mulle. Aitäh. Aga Siret, mille sa valisid? Kas sa valisid Krispoisi südame või Krispoisi raha? Mina valisin armastuse. No way! Brother, see ei ole võimlik. Mis siin saates toimub? Aitäh sulle, et sa tulid, Siret. Aitäh sulle, sinuga oli väga lõbus. Jaa. Ciao. Ja nüüd me oleme ju siin, kus me aplodeerime selle saate võitjale. Melissa, mis tunne on? Ega ma alguses ei uskunud seda. Aga sul läks siin üsna valutult. Sa väga palju ei pidanud ennast siin teist korda tõestama. Kuidagi juhtus nii, et alati pääses edasi. See oli vist sul päris lihtne oli. No tegelikult ikka ei olnud lihtne, sellepärast, et siuke ärevus või pinge oli nagu iga küsimusega sees. Et üsna keeruline olukord. Selles suhtes ma ei ole sellises olukorras varem olnud. Et eks ta ikka natuke pani proovile, aga sulle ka täielik au ja kiitus, et sa siin osalesid ja sellele saatele väga palju kaasa andsid ja muidugi, võitja. Jah. Ma selgitaks ka, et võib-olla miks ma Melissa valisin igal pool lihtsalt, ei pidanud väga proovile panema, sest sul olid sobivad vastused, ongi väga lihtne. Kõik vastused olid sobivad, ainult natukene ma jäin mõtlema selle hüperaktiivsuse ja mitte hüperaktiivsuse poole pealt. Aga kas sa oled siis või ei ole? No nagu obviously, kui ma olen off-stream, siis ma olen nagu rahulik. Jätame midagi ka tulevasteks vestlusteks, kui neid tuleb. Sest meil on üks asi arveldamata. Oh god. Kas Melissa Helen valis armastuse või valis raha? I'ma be 100% real, guys. Kui Melissa valis raha, I mean, good for you. Aga kui Melissa valis raha, see on crazy. Kui ma oleks kõik välja võtnud saatest, kes võtsid armastuse ja valin, miks sa joo praegu? Ja ma oleks valin selle ühe inimese, kes valis raha, that would be insane. Honestly, ma ei deservi mitte midagi siis nagu. Kui see on see reaalsus, kus me eksisteerime, siis ma ei deservi mitte midagi. Kas ma pean ütlema nüüd või? Tee see meile teatavaks, palun. Oh god, ma kardan. Ma tegelikult esialgu ütlen selle ära, et ma osalesin siin saates tegelikult täiesti teisel põhjusel. Vaata, kuna ma enne mainisin ka, et mul on siuke hästi tõsine elu kogu aeg, siis ma tahtsin teha midagi täiesti teistsugust, mida ma suure tõenäosusega
ei teeks. Ja see on ka põhjus, miks ma seda eile õhtul alles nagu sinna kirjutasin. Ehk siis jah, Kris, ma valisin raha. There's no way! There's no way! Mul on nii kahju nüüd. Oh my god. Palju õnne, Melissa! Sina lahkud siit igal juhul 250 eurot rikkamana. Et ma ei taha ka seda raha enam käes, mul on nagu... Ei, see on sul väga ausalt välja teenitud. Selles õnnetuses on süüdi Kris Poiss ise. Mitte midagi teha ei ole. Ja see on ainult seemneks järgmisele osale, kus on võimalik äkki seda uuesti proovida. Ei, Melissa, ma olen õnnelik su üle. Sellepärast, et ma ei ole midagi öelnud. Mis mõttes? See oli imelik lause põhjendus. Ma ei saanud aru. Mida sa öelnud pole? Üks asi on nagu mainimata jäänud. Mis asi? Ei, ma ei ole gei, kes iganes chati pani, mitte see. Ma tegelikult salaja. Ma lootsingi, et ma valin selle saate lõpus kellegi, kes valib raha. What? Aga kõik võib-olla küsivad, miks ma tahtsin seda mängu, et see läheks niimoodi. Ma olen väga õnnelik selle kohaga, kus me praegust oleme. See oli mu dream outcome. Miks ma tahtsin? Ja ma ei ole gei. Ma ei ole gei, I swear. Kogu see saade on selle eesmärgiga, et kas ma olen gei. Ma ei saa väga sügavalt sellest rääkida, aga ma võin öelda nii palju, et midagi on juhtunud behind the scenes. Ja mulle võib-olla meeldib keegi teine. God damn, okei, see oli, ma ütlen ausalt, see oli ka minu jaoks ootamatu lõpp. Ja ei, ma ei planeerinud seda niimoodi, et see läheks, see oli tõesti loomulik ja ma pidin lihtsalt ütlema, mis ma tundsin sellel hetkel. Aga ma ei saa kahjuks kommenteerida rohkem siiski seda olukorda, kes mulle meeldib. Sest ei ole mõtet öelda, kui ta lihtsalt meeldib. Kui mul on mingi aeg naine, siis I'll say it. Aga praegust ma ei saa öelda, te võite spekuleerida, kes see on. Seda te võite teha, kui tahate. Aga kui teile video meeldis, aitäh, et te nii kaugele vaatasite. Loodan teile lõbus ja näeme teid uues videos. Like, subscribe.